Nii, tere lapsed! Täna räägime teiega korrutamisest. Sa oled nüüd eilse päeva harjutanud ja korrutad oma korrutustabelit. Aga täna räägime sellisest korrutamisest, nagu selleks on korrutamine 10 ja 100-ga. Ma arvan, et see teema on teile päris paljudele juba tuttav ja ei tohiks ka raskusi valmistada. Aga selleks, et oleks tõesti lihtsam ja kõiki asju ei pea ju alati nii pähe õppima kõiki korrutamistehteid maailmas, siis sellepärast me räägime täna, mis on need lihtsad reeglid, et kui me korrutame 10 või 100-ga. Nii. 10 korrutamine on meil juba selle aasta sügises selge, tegelikult ka juba teises klassis. Aga täna siis vaatame üle. Päeva jooksul käis poes palju rahvast. Poemüüja luges õhtul kassas oleva raha üle. 5-euroseid rahatähti oli 10, 10-euroseid rahatähti 12 ja 20-euroseid rahatähti 100. Kui palju oli õhtuks kassas raha? Kuna 5-euroseid rahatähti oli 10, siis oli seda kokku 10 korda 5 eurot. Teame, et 10 korda 5 on 50. Seega 5-eurostes rahatähtedes oli kassas 50 eurot. 10-euroseid rahatähti oli 12. Nendes rahatähtedes oli raha seega 12 korda 10 eurot. Vaatame, kuidas leida korrutist 12 korda 10. Arv 10 moodustab ühe kümnelise. Seega 12 korda 10 on võrdne 12 kümnelisega. Teame, et 10 kümnelist moodustab ühe sajalise. 12 kümnelist on võrdne ühe sajalise ja 2 kümnelisega ehk arvuga 120. Seega 12 korda 10 on 120. Saime teada, et 10-eurostes rahatähtedes oli kassas kokku 120 eurot. Kassas oli ka 120-eurost rahatähte. Nendes rahatähtedes oli raha seega 100 korda 20 eurot. Vaatame, kuidas leida korrutist 100 korda 20. Korrutamisel võime muuta tegurite järjekorda. Korrutis sellest ei muutu. Arv 100 moodustab ühe sajalise. 20 korda 100 on võrdne 20 sajalisega. Teame, et 10 sajalist moodustab ühe tuhandelise. 20 sajalist moodustab seega 2 tuhandelist ehk arvu 2000. Saime teada, et 20-eurostes rahatähtedes oli kassas 2000 eurot. Liidame saadud tulemused. Saime teada, et õhtuks oli kassas 2170 eurot. Jäta meelde, kui korrutame arvu 10-ga, lisame arvule lõppu ühe nulli. Kui korrutame arvu 100-ga, lisame arvule lõppu 2 nulli. Nii, ole hea, palun võta lahti oma vihik ja kirjuta vihikusse pealkirjaks, palun, korrutamine 10 ja 100-ga. Kirjuta vihikusse pealkirjaks korrutamine 10 ja 100-ga. Korrutamine 10 ja 100-ga. Nii, ja ole hea, palun kirjuta mõlemad reeglid endale vihikusse. Aga kirjuta nii, et nad oleksid üksteise all ja mõlema reegli vahele jääks 4 tühja rida, et ma saaks sinna näited vahele kirjutada. Palun kirjuta need 2 reeglit.
korrutame arvu 10-ga, lisame arvule lõppu ühe nulli. Ja tegelikult ongi matemaatikas selline olukord, et ükskõik kas need on 10, 100, 1000, miljon, siis nendega korrutades me tegelikult loeme ära, mitu nulli on selle 10, 100, 1000, miljonis ja nii palju nulle lisame sellele arvule, mida me korrutasime. Ehk teisisõnu, paneme siia näiteid. Kui meil on näiteks 5 korda 10, siis tegelikult on siin selline koht, et ma kirjutan 5, sest et 1 korda 5 on ikka 5 ja nüüd lisan lihtsalt selle nulli siia. Ja 10 on 1 null, tähendab 50. Või kui mul on näiteks 18 korda 10, siis katan korra nulli kinni, 1 korda 18 on ikka 18 ja nüüd selle ühe nulli lisan siia juurde. Või kui mul on näiteks arv 325 korda 10, siis 1 korda 325 on ikka 325 ja lisan siit nulli. Et kui sa 10-ga korrutad, siis tegelikult ei ole sul vaja muud teha, kui sellele 10-st erinevale arvule lisada 1 null juurde. Ja kui me 100-ga korrutame, siis 100-s on mitu nulli? Õige, 2 nulli. Siis sama olukord, 5 korda 100. Nii, nullikad on algus kinni, 5 korda 1 on ikka 5. Ja nüüd siin on 2 nulli, need lisan siia ja saangi 500. Või 18 korda 100. Katan nulli kinni, 1 korda 18 on ikka 18 ja lisan 2 nulli lõppu. Või 325 korda 100 võrdub, nullid panen korra kinni, 1 korda 325 on ikka sama 325 ja lisan need 2 nulli ja saan 32 500. Sest et me teame, et ühega korrutades jääb arv samaks ja nüüd, kui mul on seal 10, 100 või 1000 või miljon, siis lihtsalt nii palju nulle lisan lõppu, kui palju on selles arvus seal. Aga see kehtib ainult siis, kui me räägime 10, 100 ja 1000. Kui sa hakkad 20-ga korrutama, siis ei ole see enam, et lisan lihtsalt nulli lõppu. Sellepärast, et 2-ga korrutades ma muudan ka selle arvu suurust juba, eks? Aga seda ma tean, et 1 korda 5 on ikka 5 ja nüüd panen lihtsalt nulli lõppu, see on 50. Nii, kui sul on see valmis, siis ole hea, palun asu nüüd töövihiku kallale.